Tere kõigile! Mina olen Marit Abiline, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse keskkonna ja planeeringute koordinaator. Ja täna oleme kogunenud siia selleks, et tutvustada teile 1. ja 2. oktoobril 2025. aastal Nursipalu harjutusväljal läbi viidud liikursuurtüki Caesari laskeharjutuste mürauuringut. See mürauuring on koostatud 2 konkreetse harjutuspäeva kohta, kuid selles võetakse siis arvesse kõiki neil päevil läbi viidud laskeharjutusi. Ja selle uuringu on koostanud Akukon Eesti OÜ. Siinkohal ma selgitan ka kohe ära, et miks see uuring on tehtud just liikursuurtüki Caesari kohta. Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele number 266 tuli eelmisel aastal Nursipalu harjutusväljal läbi viia liikursuurtüki müra mõõtmine. Ja kuna eelmisel aastal Kõu K9 laskeharjutusi planeeritud ei olnud ning Caesar ja Kõu on siis mõlemad 155 mm kaliibriga liikursuurtükid ning nende parameetrid on analoogsed, siis tellisime selle uuringu Caesari laskeharjutustele. Ja enne kui me mürauuringu tutvustamisega alustame, ma tahaksin kokku leppida mõned korralduslikud punktid. Ehk siis koosolek kestab 1,5 tundi, ehk siis orienteeruvalt 7:30 lõpetame. Lepime ka kokku, et kõigepealt anname sõna mürauuringu koostaja Akukon Eesti OÜ esindajale Ingrid Leemetile, kes tutvustab teile läbi viidud mürauuringut, selle tulemusi ja järeldusi ning esitlusele palun mitte vahele segada, et kui teil tekib küsimusi, siis koosoleku lõpus saame neid arutada. Mürauuringu avalikustamise ajal saime me ka päris palju küsimusi ja kindlasti väga paljudele neist saate ka esitluse käigus vastuse. Aga pärast Ingridi esitlust me selgitame veel kord siis üle ka need enim küsimusi tekitanud teemad. Ning kui ka pärast seda jääb teil veel küsimusi õhku, et siis me saame neid arutada. Täna on minuga siin veel Akukon Eesti OÜ esindaja Ingrid Leemet, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru ja Kaitseväe esindaja kolonel Marko Tomentšuk. Aga palun, Ingrid. Tere, olen Ingrid Leemet, ettevõttes Akukon Eesti OÜ ja tänast tutvustan teile meie tehtud tööd. Töö nimi oli siis Nursipalu harjutusvälja 1. ja 2. oktoobril laskeharjutuste müra ja 155 mm kaliibriga liikursuurtüki Caesari relva lasu ja tagamuse helivõimsustasemete mürauuring. Selles töös osales peaaegu kogu meie meeskond, Akukon Eesti OÜ meeskond. Lisaks kaasasime siia ka meie Soome eksperte, kes on väga kogenud ja head eksperdid. See töö on teostatud võetud aluseks militaarmüra regulatsioon. Seal on toodud ära tingimused, kuidas tuleb läbi viia mõõtmised, mis tingimused on arvutustele ja mis on soovituslik normtasemed, millega tuleb saadud tulemusi võrrelda. Need mõõtmised tehti siis konkreetsete laskeharjutuste kohta, müra nii mõõtmised kui ka hiljem siis arvutamised, mis olid siis 1. ja 2. oktoobril. Ja saadud tulemusi me võrdlesime soovituslike normtasemetega, mis on toodud meile militaarmüra regulatsioonis. Ja lisaks siis tehti ka lähimõõtmispunktides mõõtmised ja pärast järeltöötluse käigus me siis leidsime Caesari relva, lasu ja tabamuse helivõimsustasemete suuruseid või numbreid. Oleme korrigeerinud seda tööd neid kaarte, kuna sinna sai ekslikult vale harjutusväljal piir. Lisasime kaartidele juurde ka asutusüksused ja nimed.
ja see koosnebki siis mõõtmisprotokollist, aruande seletuskirjast ja kaartidest. Ja üheks failiks on seotud siis ühesugused kaardid, meil on 2 erinevaid kaarte, ühed on siis need päevase müra hinnatud taseme kaardid ja teised on siis kaardid, mis on üksiku mürasündmuse kohta. Ja nendel mõlematel ühesugustel kaartel on kasutatud ühesugust värvis kaardi samamoodi. Sellest natukene hiljem räägin lähemalt ka. Natukene siis mõistetest. Kui me räägime keskkonnamürast üldiselt nii militaaris kui ka tavaolukorras, liiklusmürast või tööstusmürast, siis me räägime A-korrektsioonist ja hinnatud tasemest. Kui me lähme mõõtma, siis me saame mingil ajavahemikus mõõdame, üldjuhul me vaatame A-korrigeeritud helirõhutaset. Sellepärast, et keskkonnamüras me oleme kokku leppinud, et see, mitte meie, vaid üldiselt rahvusvaheliselt, et see kõige paremini iseloomustab seda, kuidas inimkõrv seda müra vastu võtab. Ja selleks, et võrrelda norme, mis on meil ette antud või soovituslikud militaarmüra regulatsioonis, on me vaatame päevast ajavahemikku. Ja seda me räägime mitte nüüd see ekvivalentne müratase, vaid see on päevast ajavahemikku hinnatud müratase. Ja selliselt me vaatame ka nii liiklusmüra kui ka töötusmüra. Samasuguse põhimõtted alusel. Müra hinnatuse tähendab seda, et meil on üks kindel ajavahemik ja see kestab 16 tundi, hakkab hommikul kell 7, lõpeb õhtul kell 11. Ja sellele ajavahemikule tehakse lisaks ka veel parandusi. Kui me räägime militaarmürast, siis me arvestame seal laskude arvu vastavalt iga relvatüübile eraldi ja siis ka impulsmüra korrektsioon. Kuna militaarmüra on võrreldes teiste keskkonnamüraga häirivam, just selle, et seal on see impulsheli, mis on siis hästi lühikese aja jooksul on väga kõrge müratase ja seetõttu on ta häirivam ja seetõttu selle häiringule pannakse juurde parandus. Militaarmüra puhul on siis kas 15 detsibelli või 12 detsibelli. 15 detsibelli juhul siis, kui meil on tegemist raskerelvadega ja 12 siis, kui see on kergemad relvad. Militaarmüras me räägime meile mõistetest nagu heli ekspositsiooni tase. See on siis üldjuhul see militaarmüra üksiksündmus kestab 1 sekund. Ta on väga lühiajaline ja väga kõrge müratasemega. Antud olla natuke vähem, natuke rohkem. Ja selle heli ekspositsiooni tase me saame siis, et me selle taandame selle väärtuse täpselt 1 sekundi sisse. Ja see annab meile võimaluse, et me saame neid mürasündmusi või ka siis eraldi relviks omavahel võrrelda. Ja siin on meil siis 2 eri taset, mis me räägime. Üks on siis C-korrigeeritud heli ekspositsiooni tase või siis korrigeerimata heli ekspositsiooni tase. C-korrigeeritud tähendab seda, et need madalad sagedused on rohkem arvesse võetud. Kui räägime A-korrigeeritud, siis seal on nagu need madalad sagedused ära natuke lõigatud, aga C-korrigeeritud tasemel me just arvestame madalaid sagedusi. Seetõttu, et militaarmüras on see madalsageduslik heli ka oluline komponent. Siis me räägime veel ka tipphelirõhutasest. See on nüüd siis mõõdetud üksiku mürasündmuse maksimaalväärtus, mis on see korrigeeritud. Siis me räägime impulshelist, mida ma ka lühidalt tutvustasin, et on siis väga lühikese aja jooksul, mis umbes 1 sekundi jooksul on väga kiire ja kõrge müratase. Ja siis madalsageduslik heli. Kuna rasvarelvad tekitavad madalsageduslikku heli, siis see võib tekitada vibratsiooni ilminguid või värinaid, kui ta jõuab kaugele ja seal madalate sagedusel on piisavalt palju energiat, näiteks annab sellise vibratsiooni ilmingu. Militaarmüras, kui hindamisel, siis me räägime mõõtmistest, tuleme koha peale, paneme üles mõõdiku ja mõõdame. Kas tehakse, kui me räägime helirõhutasemetest, siis me räägime kaugpunktides mõõtmistest, ehk siis kuskil relvadest kaugemal. Ja alati mõõtmised, kui me läheme ükskõik mida mõõdama, sõltuvad alati nendest mõõtmistingimustest, et ilmastikutingimused, mingid muud müraallikad, need kõik
samamoodi see salvestatakse ja see, mis me sealt mõõdikust näeme, ei ole mitte kunagi see number, mida me läheme ja võrdleme normtasemetega, vaid pärast tuleb teha nendel mõõtmistele järeltöötlus. Ehk igas kaugpunktis me loeme salvestatud andme selle audiofaili alusel ära, mitu lasku me seal, mis relvas me kuuleme. Paneme sinna juurde vastavad parandused ja arvestame seda päevast ajavahemikku ja seda numbrit me saame pärast siis hinnata selle normtasemega. Siis on väga oluline lähteandmed meil ka relvade müraemissioonid ehk ka siis helivõidlustasemed. Selle töös me siis määrasime ära seesarjumad. Need mõõtmised tehakse relvadele lähemal, nii et oleks tagatud ohutus nii sellele mõõtes seadmele endale, et me ei saa väga lähedal minna, et muidu see lihtsalt meie mõõteseade ei pea selle vastu. Samas peab arvestama ka relva teatud asukohti, et me saaksime vajaliku info, et seda pärast arvestada. Ja samuti selle pärast siis järeltöötluse käigus me saame siis vastavad numbrid, mida me saame siis arvutustes kasutada. Need mõõtmised püütakse teha niimoodi, et ilmastikutingimused oleksid võimalikult vähe mõjutaksid. See annab meile võimalus seda, et me saame seda, kui meil on teada müraemissioon, me saame seda relva panna ükskõik kuhu, ükskõik mis tingimustesse, et me ei pea seda uuesti mõõtma. Väga oluline info on ka meile laskmisinfo, ehk mis relv, mida laseb, kus ta asub, mis on laskekõrgus, palju ta laseb ja kuhu ta laseb, kui siis ta mingit sihtmärki laseb, eks. Et need on meil väga olulised. Siis kui arvutustest me teame seda teatud tarkvaras, kuhu me siis loome maastikmudeli, vaadatud andmed saame Maa- ja Ruumiametist, sinna sisestame relvad ja nende asukohad, kõrgused, arvestame nende laskude arvuga ja teatud parandustega. Ja parandused tulevadki siis, et mis on siis iga relva, kui palju iga relv laseb, mis on hinnatud ajavahemik ja siis häirivuse parandus ehk siis impulsmüra. Ja tarkvaras me kasutame alati seda viimast versiooni, et kui meil seda töös on näiteks mingi number taha pandud, see tähendab seda, et me oleme kasutanud siis selle aasta või selle viimase tarkvara poolt välja lastud versiooni. See on sama asi, nagu näiteks meil telefonis tehakse tarkvara versioon või tehakse meil Office'i tarkvara uuendused, see on sama põhimõttel. Ja me alati kasutame uuemat versiooni. Ja lõpuks me saame siis tulemused, kus on siis müra hinnatud tase, mis on siis päevase ajavahemikku, müra hinnatud tase, ehk siis hommikul 7, õhtuga 11 ja siis üksik mürasündmus, mis on siis maksimaalne, hetkeline, üksik, kas lask või siis tabamus. See on nüüd see väljavõte sellest arvutusväljast. Siin on ära toodud kaugmõõtmispunktid ja ka siis tegevused, mis sellel ajal arvutusväljal toimusid. Meil oli kokku 4 kaugmõõtmispunkti, need valiti selle kohta, kus olid relvad ja laskepositsioonid ja ka sihtmärgiala. Ja sellepärast ongi siis 4 küljes, põhjas, lõunas, idas, läänes, seisarite taga, Haimarsi taga, põhjas olid käsitulirelvad ja lõunas olid siis miinitildlaskepositsioonid. Ja samamoodi põhja ja lõuna punktid annavad ka siis infot sihtmärgi kohta. Lisaks nendele kaugmõõtmistele olid ka lähimõõtmispunktid. Ühel päeval olid siis seesri laskmisalal ja teisel päeval sihtmärgi alal. Nii. Siin on siis info, mis nendel kahel päeval toimus, millised relvad, mis on laskemoon, palju lasti, mis aeg ja mis laskekõrgus. See info võeti arvesse nii mõõtmisandmete analüüsil, tulemuste järeldusel kui ka pärast arvutustel. Lisaks on siis ka olulised asukohad ja sihtmärgi ala. Need on siis mõõtmistulemused, mis saadi siis kaugpunktides.
ja need on siis järeltöötluse käigus, kus siis igas mõõtmispunktis, kus oli meil mõõtmised tehtud, mõlemad 2 päeva, me järeltöötluse käigus igas selles punktis loeti üle käivalt, mitu lasku sealt kuulda oli, tehti vastavad parandused ja saadi siis tulemused, mida saab siis võrrelda normtasemega, mis on ära toodud. Niimoodi tehakse keskkonnamüra arvutusi ja hinnamisi ka liiklusmüra puhul, tööstusmüra puhul samamoodi. WHO Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kodulehelt võib kontrollida, et mürataseme selline piirmäär, millest alates peetakse taset ohtlikuks, on 50 ja alates 56 on tegu ohtliku, et tervisele ohtliku võimaliku müra. WHO annab suunised liiklusmürale, tööstusmürale, samamoodi annab ta suunised tuulikutele annab tsiviilmürale, aga seal ei ole väärtusi, mida saaks võrrelda militaarmüraga. Oodake, aga tsiviilisikute puhul me räägime ju tsiviilisikutele mõju. Kui te vaatasite, ma just prindisin selle välja, seal on toodud autoliiklusmürale, raudteeliiklusmürale, seal on töötud väärtused tuulikutele ja tööstusmürale. Aga eraldi laskmistele seal ei ole. Teiseks, WHO räägime L-tennist, see indikaator tähendab seda, see on ööpäevaringne, aastaringne, keskmine müratase. Ta ei räägi ühest päevast, ta ei räägi ühe aktiivsest päevast. Et see on nagu selline, et me arvestame, kui me räägime liiklusmürast, näiteks LD55 liiklusmüra, me arvestame 24 tundi ja aastaringse liikluskeskmise sagedusega. Ja see indikaator on teistsugune, hetkel me räägime LD, mis on päevane müratase, aga seal võtakse päevane õhtune öine aeg kokku, see on 24 tunnine, see on natuke, me ei saa neid asju veel võrrelda. Inimesele mõjumiselt tasendilt me saame seda võrrelda, sellepärast et müra mõju on ju arvestatud sellest, kuidas see mõjub inimorganismile. Mina hetkel räägin teile neid, selles mõttes, kuidas ta mõjub, see ei ole hetkel selle minu teema ega selle mürauuringu teema. Aga see ongi miks seda mürauuringut tehti, see teema ongi, kuidas see mõjub inimorganismile. Me räägime elus inimestest. Meie eesmärk oli mõõta, arvutada ja siis vaadata, kas see normtase, mis on toodud regulatsioonis, kas see on sellega võrrelda selle normtasemega, see oli meie töö. Ühesõnaga, teie asi oli asjad kokku viia, et asi vastaks normile? Ei olnud. Mõõtmistulemused näitavad, me ei saa midagi moodi seal ise kuidagi seal modelleerides, väga lihtne. Kahjuks olete teie ametnik ja te saate selle palka. Kui te taha kuulata, siis ma võin ka siit koju minna tegelikult. Kui te tahate kuulata, siis ma räägin. No aga mis see tulemus siis? Öelge siis, kuidas see tulemus on? See tulemus näitab seda, et kui siin on näha, et meil on mõõtmistulemus kaugpunktis on näha, et siin hakkavad 43 detsibellist kuni 65 detsibellini. 65 detsibelli, kõige suurem müratase oli Utsali külas Aimarsi taga. Ja see on nüüd selle normtasemega, ta nüüd on piiri peal, kui räägime, kui 65 detsibelli on meil, saame selle taseme ja norm on 65 detsibelli, siis ta on seal piiri peal tegelikult. Aga see on siis see keskmine on ju, et kui päevaks inimene fikseerib 95 endal kodus, siis see nagu ei lähe arvesse, see on kõik normi piires, sest et keskmine kokku tuleb alla 65, saan ma õigesti aru? Hetkel sellest tabelist me räägime, jah, see on müra hinnangu päevane ajavahemiku müratase. Ühesõnaga, tegu on hinnanguga, mitte reaalsusega. Mitte, see ei ole hinnang, see on hinnatud, kus on arvestatud seda ajavahemikku, päevast ajavahemikku, me arvestame seda parandust ja me arvestame laskude arvu ja me arvestame seda parandust impulsmürale ja siis me saame selle väärtuse. Ehk siis nagu selles veidi ropuvõitu vene anekdoodis, et kui Maša magab igamehega ja Leena ei anna kellelegi kätte, siis keskmiselt on kõik külanaised litsid. Ei kommenteeri. Teeb sama välja, teie keskmine. Aga siin on näide, kui näiteks on ainult üks lask päeval,
venitab see pea 100 välja, on ju, ülejäänud päev on vaikus ja see inimene, kes sai südamerütmi häire või midagi juhtus tema, kes selle arvesse, sest päeva keskmine on täiesti tervislik korras ja Just. tema on oma mures üksi. just. Üksikust mürasündmusest me räägime hetkel on siin see, me oleme hinnanud ka üksiku mürasündmuse taset. Aga siin see ju ei kajastu. Hetkel juba pole jõudnud sinna. Hästi kuulame. Siin me räägime siis nendest üksikutest laskudest, kus on siis see korrigeeritud helieksplosiooni tase, tipphelirõhu tase ja korrigeerimata helieksplosiooni tase. Siin on siis välja toodud madalaim väärtus mõõdetud ja kõrgem väärtus ja siis seal teisel pool on toodud siis norm või siis see väärtus, millega sa mõõdad. Siin on näha, kõige suurem oli 118, oli see LC piik 118 detsibelli Uudstali külas Haimarsi taga, see oli kõige kõrgem väärtus. Mis mõõdati? On näidata seda tabelit ka, mis oli lehekülg 14, mis toimub korraks sellist. Mis tabel see oli? Seal oli näha, et see piik oli 140, et see oli kõrvu. 140? Ja. Ei, ma arvan, te räägite sellest, mis olid 140 detsibel LC piik või see korrigeerimata helirõhu tase. Me mõõtsime tabanud sihtmärgi alal, kus oli, mis oli umbes, ta oli kõige lähemal, see on ala, kus on keeluala tegelikult, kus me panime oma selle seadme. Ma seal mõõtsime kõige suurema taseme. See on tabavuse alal. Kui läheme kaugemale, siis väheneb lihtsalt. Seda tabelit ma ei toonud siia välja, sest selles, et neid andmeid me kasutame helivõitsustasemete määramiseks. See tabel on nii hull, seda inimesele näidata. Ei, see ei ole selle pärast. See tabel, seda me kasutame ainult selleks, et saada teada, mis on selle seeserkulassi sinna tavamusse, selle laske, need väärtused, mida me kasutame pärast arvutuses. Mul on küsimus, kas... Tegelikult oli kokkulepet, me küsime pärast tegelikult, et me räägime tegelikult niimoodi, et ma teeks ära seal, võib-olla siis saaks ette küsida. No see puudutab seda, kas ma saan õigesti aru, Nii. te olete Haimarsi Cäsar ei ole samaaegselt lastud, et kas edaspidi harjutusvälja kasutus on ka siis nii mõeldud, et need relvad ei lasegi koos? Aimars, ma saan aru, et ei saa lasta koos teistega, Aimars pidi eraldi laskma. Et üldjuhul tegelikult on nii jah, et me tegelikult Haimarsit ja Cäsarit koos ei lase. Aga mitu Cäsarit võite lasta? Ja me võime lasta patarei, pataljon. Nii et praegu oli ainult üks Cäsar, aga tulevikus võib olla... Ei, kindlasti mitte. Meil oli tegelikult 6 Cäsarit, mis lasid konkreetselt sellel laskeharjutusel. Ehk üks patarei. Ma olen toonud siia välja need tulemused, mis on kaugpunktidest, kuna need on lähemal eluhoonetele ja küladele. Need, mis me mõõtsime seal laskala sees, neid me ei võrdle normidega, sest seal sees ei kehti need normid, need kehtivad elamualadel need normid, mis ma olen välja toonud. Kui me läheme relvale lähemale, siis me saame hoopis teistsugused väärtused, kuna me oleme seal palju lähemal ja palju suuremad müratasemad. Ja seal on juba teised tingimused, et oleks ohutus tagatud juba laskjatele või siis kes seal tegutsevad. Meid ei lastud, me saime sinna panna oma seadmed üles, käia neid kontrollimas, aga seal pidevalt olla meid ei lastud, sest seal lihtsalt oli ohtlik. Nii. Siin on välja toodud siis väljavõtte mudelist. Ehk, mis on siis saadud Maa-ruumi ameti andmetelt, tarkvarast. Siia siis on pandud kõik vajalik info, sealhulgas on näha siin need punktikesed jooned tähistavad relvade asukohti. Et suurtükid ja tavamused on modelleeritud kui punktid, aga Haimars on oma olemuselt natuke teistsugune akustiliselt ja tema on joonmüra. Haimarsil tavamust ei tekkinud, ta lihtsalt tähistab seda raketiteekonda. Siin on välja toodud siis need kaardid, mida me selle töö raames koostasime. Üks on siis päevane müra hinnatud tase või see
müra olukord 1. oktoobri harjutuspäeva kohta, siis on 2. oktoobri harjutuspäeva kohta ja siis on eraldi üksikud müratünnused. Seega üksiklask, üksiktabamus ja haimas. Mida selgusele jõuda? Nii ei ole süva. Meil ei pea seda kodus olema päevast päiva. Või juhtuda, et me ei märkagi, kui sõda meist üle läheb. Paugutamine on niivõrd kõrralik. Enne mürauuringut nüüd kusjuures on vaiksem olnud, et rahvas ei mõtleks väga palju kaasa ja kohale ei tuleks igaks juhuks niimoodi, et on nagu vaiksemalt. Eile oli terve päev otsa aidasime kostus. Linnas oli vaikus. Sõltub tuulest. Ilus veel kõik asub kuulda. Okei, linnas on igatahes vaikus. Ega meil see ei aitamist seal toob, et me oleme mürafoonis ju kogu aeg. See, et keegi käib ja mõõdab ja pärast arvutab neid andmeid ümber mingite valemitega. Ja ütleb, et juriidiliselt on kõik korrektne. Mis me teeme nendega? Me saame ainult teada, et keegi arvestas ja kasutas neid mudeleid. Lepime kokku, et ärme sega vahele. Kui mingis osas Ingridi räägitu või slaidil nähtud ei huvita, siis palun öelda ja me lähme edasi. Jah, aga minge sinna, kus on meile see info. Kus on info, mis puudutab kohalike elanike eraelu igapäevaselt. Jah. Ma ikkagi selle slaidi kohta nii palju ütlen, et siin on toodud võrdlus, mis on arvutatud tulemus ja mõõdetud tulemus. Ja see on toodud välja sellepärast, et siin on näha, et arvutatud tulemused on kõrgemad kui mõõdetud tulemused. Mis relv see on? See ei olegi relv, see on ühe müra, see on selle päevas aja vahel müra hinnatud tase. 1. oktoobril ja 2. oktoobril. Nendel konkreetsed mõõtmispunktid. Keskmisega ei ole inimesel mitte midagi peale hakata. Seda ei ole mõtet siia välja tuua meile, see on mõttetu. Samamoodi on keskmise tasemel antud normid liiklusmürale ja tööstusmürale. Need on erinevad asjad. Mille sees inimesed elavad. Siin on toodud 1. oktoobri harjutuspäeva see päevane müra hinnatud tase. Ehk siin on arvutatud kõiki neid relvi, mis ma enne näitan seda faili, kus on mis relvad, lasid. Ja siin ka see värviskaala. Värviskaalast hakkab siis madalast ja läheb siis kõrgemale välja. Kõrgem müratase on siis relvade juures ja ta sealt läheb väiksemaks. Kui te näete, siis kui me räägime, meil on normtase 65 detsibelli, siis punane joon tähistab seda, kus meil on norm tagatud. Ja kui me lähme sealt alla, siis jääb madalamaks, kui lähme punasest üles, siis on kõrgem. Palun pange see B3HK-ile. Ma jõuan selles. Siin on ära toodud siis need tulemused. Ja siin on näha, et kõige kõrgem müratase oli siis Haimase taga, mis oli suur kõrgem kui normtase ja ka siis teistesse küladesse siis oli meil siis väiksemad normile vastavad müratase. Aga oluline, et kõik vastab normile. Aga siin on ju näha ka, et Uuteli taga seal Haimast taga ei vastanud, siin on näha, et seal oli norm oli üle. Üks küsimus, kui 20 kilomeetrit eemal majast tuppa kostab müra, millisele normile see vastab? Äkki oskate öelda? Ma ei oska öelda, kus kohas ma olen, aga 20 kilomeetrit eemal metsade taga, tuppa kostab? Kui lubate. Nii. Isegi juhul, kui normtase on tagatud, ei tähenda seda, et me seda müra üldse ei kuule. Ei välisterritooriumil ega ka sees. Seda võib olla kuulda. Lihtsalt oleme kokku leppinud, hetkel me oleme kokku leppinud selles, et militaarmürareaktsioonist me räägime normist, mis on päevas ajal 65 detsibelli. Kes on kokku leppinud ja kellega? Meie lähtume militaarmürareaktsioonist, kus on see mustvalgele kirjas, sellest me lähtume. Oota, kes on kellega kokku leppinud? Te ütlesite, et te olete kokku leppinud kellega? Mina isiklikult olen kellega kokku leppinud. Ma räägin seda, et mis normidest me järgime. Samamoodi me oleme, kui me räägime tööstusmürast, meil on oma norm, mida me jälgime. Ka liiklusmüra puhul meil on oma norm, mida me jälgime. Teie kui uurimisasutus, eks ju. Aga kes on kokku leppinud selle, mis on müratase, mida inimesed peavad taluma? Hetkel me, nagu ma ütlen uuesti, meie lähtume militaarmürareaktsioonist ja seal on toodud meil soovitused normtasemed, millest meie vaatame, kas see on tagatud või ei ole. Siin on ära toodud 2. oktoobri harjutuspäeva müratase. Kuna siin Haimasit ei ole, siis müratase
on oluliselt teistsugune. Samamoodi värviskaal on samasugune nagu eelmisel kaardil. aga mul siiski üks küsimus selle skeemi ja selle kaardi kohta, et seal on see punane on tunduvalt läperdusem kui see ülejäänud inimestel sellega. Millest see tuleb? See tuleb see, mis mõttes on laperdusem? No, mulle tundub seal loogiline, et seal keskelt on suurem, ta läheb väiksemaks, püraduse väheneb ja seal on see. Punasel seda piiri on, ta ei ole ju ring. Ta ei saagi ring olla sellepärast, et seal ju ülevalpool on ka relvad, ta arvustab kõikide relvade kohta. Sealt see niimoodi tuleb. Ta arvestab maapinda, ta arvestab seal muid asju ja niimoodi ta arvutab. Seda arvutab programm muidugi ja see on rahvusvaheliselt tunnustatud arvutusprogramm. Ja kaardi B3 on samamoodi, oli see läperdusem. Programm rahvusvaheliselt võib-olla uurimisprogramm arvestab. Inimeste, Veho annab inimeste mürad. Ja siin on siis meil need saadud tulemused ja siin siis näitas, et sellel ajal see 65 ületatud ei olnud. Nüüd on need üksikud mürasündmused. Siin me ei arvesta päevast ega seda 16 tundi, vaid see on tegemist ühe hetkel üksik seedarlask. See lask kestab üldjuhul 1 sekund. Ehk see on maksimaalne müratase, mis sellest korrast tuleb. Kestab tõesti 1 sekund. Samamoodi värviskaala hakkab, kuna meil on siin tegemist suuremate numbritega, siis numbrid on siin seitsmes, aga põhimõte on samasugune. Nii ministeeriumid kui valitsused. Siin ei ole kedagi. Rahvas on väsinud nendest tabelitest, me ei saa nendest aru. Ja pistet mind nõnda kurvaks. Järjest vähem jääb rahvast, kes tuleb siia saali, sest teid ei usaldata. Palju inimesi, kes on siin olnud, on väsinud teie lubadustest ja segastest juttudest. Nad ei tule enam. Teid ei usaldata, saate sellest aru. Vabandage, miks ei ole sellele pandud alla seda nägemist, et mis asulatega on tegu? Isegi järve pole näha. Siin on peal, kui nad läheb liiga kirjuks siin ja see on lihtsalt, et mahuks ära siin. Ma tegin ka kaardi, kus on olemas need asutusüksused ja nende nimed, see on olemas. Nende numbrite puhul oleks seda hädasti vaja. Ja siin jäin juttu selle, kuna oli juttu sellest värviskaalast, et siin on sama põhimõte värviskaalast, ta hakkab see on näha alt. Ja läheb kõrgematele. See on näha. Samamoodi. Aga just nimelt see kollasel alal peaks olema päris suured asulad. Kollast, kui me räägime siis sellest väärtust, mida me sellega võrdlemas, on 100 detsibelli ja see detsibelliks punane joon. See põhimõte on samasugune nagu eelmisel kaardil, lihtsalt meil on need numbrid, mida me vaatame, on teised. Ei no, ka ala, mida me vaatame, on teine. Selles alas on inimasulad, kus on väga palju inimesi. Tulevad tulemused ka, nii siin teine on siis tabamus. Tabamusel on see ala palju suurem, värviskaala samasugune nagu eelmisel kaardil. Asulaid jälle pole. Asulate üksusjooned on olemas. Ingrid on teinud lisaks ka kaardid, kuhu on märgitud ka need asula nimed peale, need oleme me lisanud sinna avalikustamisele juurde ERGIK-i kodulehele, et sealt saate neid oleks praegu vaja, sest inimesed saavad aru, kuidas see neid puudutab. Siin on toodud need tulemused siis kuhu mida ulatub. Tabamusel on siis Mustasaare külas on 101 detsibelli, 1 detsibelli. Ei no, me oskame lugeda, eks ju, aga kuidas Võrus on selle? Võrus on palju väiksem, põhimõte on see, et me toome välja need alad, kus on need suurimad müratased. Kuhu ulatuvad suurimad müratased. Seda on väga raske uskuda, sest kui mingi hetk oli niimoodi, et täiesti suvalisel päeval minul maja värises 2 korda ja mulle tuli telefonikõne, et Kertu, nad tegid 155-sid, mida mulle kohtusaalis isiklikult ütles, et pole olnud. Ja siis, kui nüüd päriselt lasti neid 155-sid, midagi polnud kuulda, väga huvitav, need asjad ei klapi. Et kui nüüd päriselt lasti seda kõige suuremat pauku ja ma mitte midagi ei kuule, siis see on kallutatud minu arust. Siin käib mingi lollitamine ja meiega mängimine. Ma ei saa öelda, et see üldse pauku polnud, sest kui me need võrdleme näiteks K9-ga, siis Caesar on väga sarnane K9-le. Tabamus on väga sarnane. Caesar on natukene
natukene mõõteandmed, ta on natukene vaiksem, aga see tase või see vahe on nii väike ja meil tegemist on nii suurte relvadega. Tegelikult on nad võrdlevad. Ma kommenteeriks seda lasku just nimelt Caesarit ja K9. Caesar, vaadates seda laskeala, meie laskeulatused ehk laskekaugused on väikesed võrreldes sellega, mida me laseme Põhja-Eestist. Ja see tähendab seda, et nii-öelda positsioonil see plahvatus, mida teie kuulate, on siin väiksem, kui meie oleme lasknud üleval K9 keskpolügooni, sest et seal on laskekaugused oluliselt suuremad ja me peame ka lähtuvalt sellest püssirohtu laengukambrisse oluliselt rohkem panema. See on see, mis vahe tuleb teie mõõtmistel, ehk siis täna oli meie laskekaugus circa 7 kilomeetrit. Meie maksimaalne laskeulatus on 70 kilomeetrit ja seal ongi erinev. Piirkonnas plaanis on? Ma näen seda, et siit üle 10 kilomeetri me tulevikus ei saagi lasta, sest et ei ole võimalik lihtsalt. Põhja-Eestis me oleme lasknud 24 kilomeetrit näiteks ja me oleme Sirgala alal lasknud ka 30 ja üle selle kilomeetri. No aga miks te siis seal ainult ei lasegi neid? Väga lihtsal põhjusel on sellepärast, et meil on vaja harjutada erinevates kohtades nii oma üksuste taktikalist tegevust kui ka liitlastega koos ja tuleb tunnistada, et laskevälju Eestis meil just väga palju ei ole. Aga miks tuleb harjutada siin just nimelt? Jah. See on hea küsimus, aga siin on laskeväli meil olemas ja meil on võimalus siin harjutada. Nii, aga nüüd siis tuleme selle juurde, et kõigis seadustes on öeldud, et oletatava kahju ärahoidmine ei tohi põhjustada suuremat kahju kui oletatav kahju, mis tähendab seda, et kui antud juhul rahvusvahelise tervishoiuorganisatsiooni WHO norm müratase on 50 alates sellest kõrgemaks minev, on otseselt loetud tervist kahjustavaks. Miks ma küsin nende asulate olemist siin? Siin sellesse kollasesse alasse lähevad alad, kus elavad inimesed, tuhanded inimesed, mis tähendab seda, et antud juhul te vaatate mulle otsa ja tuima näoga olete nõus, et haigeks jäävad. Ma ei taha teile lugeda, mul on WHO protokoll, mis haigused tekivad sellest mürast, mis on üle selle 50. Miks on vaja teha seda siin, kus ümberringi on nii palju inimasulaid? Miks? Miks oma põlised rahvast hävitatakse niimoodi? Kahjustatakse? Omasid kahjustate? See on seesama, et kahju ei tohi olla suurem, kui on oletatav kahju. Antud juhul praegu see nii-öelda harjutamine kellegi teise, mitte Eesti inimeste huvides, on Eesti inimestele kahjulikum, sest kui sellise tasemiga müra, see ei hakka ju olema üks kord aastas 1 sekund. Ei hakka, te ise ütlete seda sama. Võib-olla nii palju kommenteerida, iga kord kui lastakse, siis on selline müra loomulikult, see on üksik müra sündmuseks. Nii palju kommenteeriks veel, et see kollane, mis te räägite, see on alla 100 detsiibel, see on 85 peaks kuulata, kui ma võin. Meil oleme kokku leppinud, meil on regulatsioonis on meil norm, et sellisel üksikule mürasündmusel meil on 100 detsibelli. Teil on, aga neil inimestel, kellesse see tuppa kostub ei ole. Kindlasti kostub samamoodi, näiteks, ma toon teile näite, näiteks Soomes on lubatud LC tase 105 detsibelli. Kui kaugel nad Soomes on eluasustuses? Täpselt, kui kaugel on? Nad hindavad seda samamoodi, et see tase 105 oleks seal täidetud. Ei, nad hindavad, aga kui suured asulad on selles samas raadiuses? Ei, norm küll, aga norm on see, kui Soomes, Põhja-Soomes on selle läheduses võib-olla mingi üksikud talud või üksikud majad, ei ole linn, sünnitusmaja, lasteaiad. Ingrid, ma tahaks teile öelda, et te ei pea minema kaasa KIK-i manipulatsioonidega, sellepärast, et see, mida te teete, see jääb ajalukku, seal on teie nimi. Mis manipulatsioon? Ma tahan näiteks öelda seesama, mis tõi Inga välja, väga oluline, ka Euroopa Liidu direktiivid, mis käsitlevad keskkonnamüra, näiteks konkreetselt see EU 2002-49 ütleb, et saab väga ranged normid keskkonnamürale ja sa võid militaarala sees teha seda suurt müra, aga see, mis inimesele mõjub,
seda sa ei tohi ületada. Tervisekaitsenõuded kehtivad, ma kohe lõpetan, kehtivad kõigile ja kui te räägite, toote siin Soome näiteid, siis jah, kui te teete seal ala sees, see on üks asi, aga see, mis väljapoole inimesele mõjub, see on teine norm. Soomes ei ole linnad nii lähedal nendele väljadele. Keskkonnamüra direktiiv, millest te mainisite ja sellega ma olen kursis, selle järgi me töötame ka, selle järgi me arvutame liiklusmüra taseme ja tööstusmüra taseme ja need andmed saadame Euroopasse ja nad võrdlevad neid. Kui me nüüd militaarist või lasketegevusest seal ei ole. Neid asju me... Siin on sõnasõnaliselt kirjas, et see keskkonnadirektiiv, millest me räägime, see ei kehti sõjaväe piirkondades sõjaväelise tegevusega tekitatud müra suhtes. Minul on küsimus, mis ajast on Võrumaa ja Võru linn sõjaväe piirkonnaks kuulutatud ja kelle poolt? Kus see direktiiv ei kehti? Palun vastata selle küsimusele. Millal on Võru linn sõjapiirkond? Nagu te teate, siis seadusega pandud kaitseväele põhiülesandeks valmistuda riigi sõjaliseks kaitseks. Ja mitte midagi teha ei ole. Täna meie põhiülesanne on valmistuda ennast ette, kui peaks vaja olema riiki sõjaliselt kaitsta. Ja täna, kui me vaatame seda, siis Põhja-Eestis meil on üks polügoon, kus tegelikult koormus kui selline vaadates reaalset vajadust ja te olete kõik kindlasti kuulnud, kui kõvasti suurtükivägi praegu arendab, riik ostab palju relvasüsteeme juurde ja me peame üksused ette valmistama. Meil on vaja harjutada nii iseenda keskis kui ka liitlastega. Linna kõrval on vaja harjutada. Linna kõrval, haigla kõrval. Veel kord, kes on mis seadusega kuulutanud sõjaterritooriumit vastavalt Euroopa seadusandlusele Võru maakonna ja Võru linna? Te ei saa tunnistada Euroopa Liidu seadust. Te võite harjutada oma harjutusvälja sees ja see müra peab sinna sisse jääma. Just. Aga mitte nii, et meil on harjutada ja siis teie lihtsalt leppige, meil on vaja. Veel kord, ka oletatav kahju, mille vastu te võitlete, ei tohi olla kahjulikum kui tekitatav kahju. Tekitatav kahju praegu on 20 000 elanikuga linnas inimestele haigusfooni loomine. Haigusfooni depressioonile, südamehaigustele, vähile, kõik see, mis on seotud just nimelt selle müra tasemega, mis ei vasta Euroopa Liidu ega ka WHO maailma tervisehoiuorganisatsiooni regulatsioonidele tsiviilalas. Teie oma militaaralas, kui see müra jääb militaarala sisse, tehke, aga mitte keegi, mitte ühegi seadusega ei ole kuulutanud Võru maakonda militaaralaks. Ma olen nõus ja ma inimesena saan teist aru. Meie probleem on see, et me ei saa kuidagi ette ümber selle ala ehitada mingit müüri, kus mitte mingisugust heli välja ei tule. Praegu ma saan aru, et mõõtmise eesmärk oligi selle laskmise käigus tegelikult reaalselt mõõta meie kõige suuremate suurtüki relvasüsteemide mõju sellele keskkonnale. Täna on siin inimene, kes tutvustab teile seda. Ta luges nüüd need mõõdud ette ja teie, mis te sellega teete? Mitte midagi. Te ütlete, et teil on vaja ja järelikult võrukad kannatage. Ärge sinna näidake käega. Teie olete need andmed kätte saanud. Te teate, kui suur müra tekib Võru linna piirides. Mida te teete selle infoga? Mina teen täpselt nii palju, et kui mulle tuleb regulatsioon ette, kuidas ma võin seda ala kasutada, siis vastavalt nendele regulatsioonidele ma seda ala ka oma laskeharjutustel hakkan kasutama. Teemegi nii, et teil on piirid ees ja... Ehk siis, aga praegusel juhul... Mis see regulatsioon tuleb? Ma saan aru, et uuringute tulemusel see tulebki. Ei, uuringut ei tule. Uuring on tellitud uurijad. Uuring ei kehtista seadusi. Eesti Vabariigi seadus. Eesti Vabariik territooriumina allub Euroopa Liidu neile regulatsioonidele, mille Marika välja tõi. Euroopa Liidu regulatsioonidega tsiviiltaristu jaoks on müra, mis on inimtervisele kahjulik alates 50 detsibellist. See ei kehti militaaraladel. Jah, selle peale võib jälle natuke haput nalja teha, et kuna müra tase on pöördvõrdeline üldintelligentsiga, siis seal militaaralas ei solke nii intelligentselt kui ta. Ei, ma saan aru, aga
seesamane laskeväli teil on juba pikemat aega siin olnud ja selliselt mastaabis. Tahan seda. asi ongi selles, et Mõni aasta. juurde teha, siit ma ei saa. Kuulan. Mõni aasta tagasi ekspert Rainer Saks ütles, et venelastel laskemoon otsas, sõdurid on otsas. Meil Eesti riigil ei ole ühtegi riiklikku sõjatööstust, ainult eraettevõtted, mida salaja makstakse riigikassast. Vist on sellel mõtet. Militaaranimehed hästi toidetud. Ja vaatamata sellele ütlen, et seadusega pandud ülesanne on meil olla valmis riigi sõjaliseks kaitseks. Tuleb see sõda täna, homme või see jääb üldse tulemata. Meie ülesanne on valmistada ennast riigi sõjaliseks kaitseks. Aga te sõdite praegu oma inimeste vastu. Meie kindlasti ei sõdi oma inimeste. Te tapate võru inimesi, sest see tervisekahjustus, kui ta sellises mahus jätkub, ühel hetkel on Võru Eesti vähipealinn. Sest mitte keegi mitte mingi uuringuga pole, WHO juurde tagasi tulles, Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel müra häiring on teine raskuse. Esimene on saaste. Kas keegi on mõõtnud militaarmürkide saastekoormust, mis tekib nende samade suurte raskudega? See on teine, millega te sõdite oma rahva vastu. Ühel heal hetkel need samad, nagu ma enne ütlesin, potentsiaalse ohu vastu võitlemise meetmed ei tohi olla kahjustavamad kui oht koha peal ise. Jah, siin koha peal ma ütlengi, et kui me vaatame keskpoligoni, siis tegelikult Tapa linn ei ole sealt väga kaugel. Ja seal on aastaid meil laskmisi korraldatud. Mitte midagi täna teha ei ole. Me peame harjutama. Siin ei ole ju midagi teha, kui me räägime kaitseväe seisukohad. Tapa edasi. Me ei tapa kedagi. Ma julgen täna väita, et ohustuseeskirjade meie nii-öelda teema on laskmised viia läbi väga ohutult ja üritame kõikidest nendest reeglitest kinni pidada. Me oleme oma laskmistel väga korrektselt jälginud kõiki piirangud, mis on näiteks Kaitseväe keskpoligonil või mis on näiteks Rutja laskeväljal. Ma olen päris kindel, et me suudame siin ka neid laskmisi korraldada selliselt, no kui on näha, et need teie välja mõõtmed ületavad ümbruskonna asulate tervishoiu mõõtmed, te üritate, mida te üritate? Ja kui täna tuleb meile regulatsioon, mis ütleb, et siin Haimarsit me ei saagi kunagi lasta, siis me aktsepteerime seda. Aga kust see regulatsioon peaks tulema nüüd küsima? Kellele peavad Võru inimesed? Ei oodake, kes saab sellise regulatsiooni teha, sest siit nüüd saame edasi minna. Siit on see, kuhu nüüd Võru inimesed peavad pöörduma. Riigikogu, valitsus, mitte kaitseminister, kes on täitsa oma vabal tahtel, teeb mida tahab. See regulatsioon saabki tulla Kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja RGK ütleme siis koostöös. Kas te tahate öelda, et te ei allu mitte kellelegi? Mis mõttes? Teete endale oma müranormid ja oma selle seadused ja oma raha paigutuse. Ma selgitan, Eesti Vabariigis ei ole üheski seaduses militaarmürale mitte ühtegi normi seatud. Militaarmüra regulatsioon on välja töötatud meil sisemiseks juhendmaterjaliks selleks, et me saaksime uuringuid läbi viia, et need uuringud tehtaks ühtsetel alustel ning et meil oleks ka neid soovituslike normidega võrrelda. See on meie enda jaoks tehtud selleks, et me saaksime teha neid uuringuid. Aga mis aastast on see müra regulatsioon praegu kehtib, mille järgi Ingrid on teinud selle uuringu? 2019. Väga hea, Elari Kalmar, mitu korda ma olen teie käest küsinud, kuna te algatate selle regulatsiooni muutmise ja mis sa mulle vastasid aasta aeg tagasi? Kindlasti mitu korda olete küsinud ja ma olen vastanud, et me vaatame selle üle. Millal? Küsimus, kes on meie? Pane käsi südamele ja ütle, et ma olen sellega tegelema, see on igal juhul südamel, sa lubasid seda. Ei, aga küsimus, kes on meie? Kikoos oled mul küsinud seda, ma arvan, et sa oled seda märganud, eks ju. Ei, et kuna see hakkab siis muutuma, ma arvan, et see ei hakka kunagi. Kui teha niimoodi, nii nagu sul naaber ütles,
et kui see regulatsioon muutub, siis nemad teevad selle järgi. Aga nad ei saa siis vasta. Ütle nüüd uuesti siin kõigi inimestest, kas sa hakkad selle teemaga tegelema ja kas me näeme kunagi, et müraregulatsioon aastast 2019, täna me oleme 2026. aastas. Võib-olla kommenteerime, Marit äkki aitab, kuidas see regulatsioon üldse kokku on pandud, kes selle regulatsiooni kokku pani? Regulatsioon ei ole meie endi poolt kokku pandud, need soovituslikud normid ei ole meie endi välja mõeldud. Esiteks see regulatsioon algselt tehti ekspertide poolt 2012 mäletamist mööda. Milliste? 2019 aastal me tellisime selle regulatsiooni analüüsi. Selle tegi meile Alkranel OÜ, kes siis uuris kõiki müraga seotud standardeid, välisriike, kuidas seal on, kas kuskil on üldse normid, kuidas nemad teevad mürauuringuid, millega nemad võrdlevad. Selle põhjal vaadati üle, kas see 2012 koostatud regulatsioon on veel aja asjakohane, kas seal tuleks midagi muuta, kõik see analüüsiti läbi. Ja selle põhjal uuendati seda regulatsiooni. Meie ise ei ole seda välja mõelnud. Seal olid väga suured vaidlused, parim müraekspert, akustik, Linda Madalik, kõrgesti tunnustatud, heideti põhimõtteliselt sealt grupist välja, sest tema pakutud metoodika ei sobinud. Et seal on väga palju nüansse, et niimoodi üldistada ei saa ja tegelikult kui teil on mingi sisemine regulatsioon, see, kes välja töötas seda, kui teil on sisemine regulatsioon, siis see ei tähenda teile seda, et te ei peaks lähtuma Eestis kehtivatest müranormidest, mis on kehtestatud elamupiirkondadele ja näiteks haiglatele ja nii edasi. Need militaarmüra normid, nendest te võite rääkida militaarala sees. Ja need, ma ütleks ka üle, et see WHO-st, mis te tõite välja, need 50 detsibel ja Ingrid proovis teile selgitada, mis see 50 detsibel on, millele see on 24 tunni müra hinnatud tase. Meie siin päeva nendest hinnatustasemetest räägime 16 tunni. Ja meil on 65. Ehk siis kui meie arvestaks sinna juurde selle 8 tundi vaikset tööd ka. Ei, meil ei ole ööd siin alati vaikset. 65 on keskmine, see on juba kõvasti üle. Üle mille? Üle normi, üle 50 on, 65 on üle 50. Aga ma räägingi, et see 50 on 24 tunni keskmine. 16 tundi. Tervisekahju ei sõltu sellest, mitu tundi. Ma võib-olla toon sellest näite, et te räägite WHO tasemest 155. Tõesti, kui me räägime näiteks liiklusmürast 155, näiteks samamoodi trammimüra ma olen mõõtnud, maksimaalne trammimüra 95 detsibeli. See on samamoodi näiteks see, et see on maksimaalmüra tase, ületab 55 ja seal on Tallinna linnas pidevalt. Oma trammidega, aga me räägime praegu... Ma lihtsalt tõin teile näite. Tallinnas on ühtlasem kõrgem mürafoon, inimesed arvestavad sellega, meil siin on looduslähedane keskkond ja kui sul siin keset vaikust käib jõmakas ihust läbi, siis see on midagi muud kui see, et sa oledki pidevalt selle müra sees ja mingi hetk lihtsalt luitudki ära, peast oledki selline müra. Kuna militaarmüra on väga impulsiivne. Aga sellepärast ongi militaarmüra reeglid kehtivad militaaraladel, me räägime hetkel tsiviilaladest. Härrasmehele, teile seal, mul jäi küsimus küsimata. Te ütlesite Tammile taga vastates, et me arutame. Ma tahtsin küsida, kes on me? Kellega te arutate? Mis see küsimus täpselt oli, vabandust? Proua taga küsis teilt, et ta on teilt mitu korda küsinud regulatsiooni kohta. Kes on me, kes arutavad regulatsiooni? No praegult oleme selle regulatsiooni nii-öelda omanikud oleme nagu meie. Kes on meie? Meie Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. Ja te arutate ise endaga? Ma küsiks siin kohe. Müra ekspertidega samamoodi, et kas meil on... Kes on eksperdid? Kes on meil Eestis tunnustatud müra eksperdid? Kas kellest rääkis Marika Niidumaa? Ma ei tunne nimepidi... Ühesõnaga, kas te ikkagi arutate ise endaga? Me rääkisime eelnevalt sellest, et tsiviilisikutele tagatud tervise mitte kahjustav müratase ei ole sama, mis on militaaraladel kehtiv.
järelikult, kui need asjad peaks ümber vaadatama, siis ei saa see juhtuda nii, et Kaitseministeerium arutab omavahel Kaitseministeeriumiga ja otsustab, et ei, meil on mugavam ikkagi teistmoodi. Sest me peame harjutama, jumala pärast me peame harjutama. See, kui oma inimesed haigeks jäävad, kui oma lapsed magada ei saa, kui sünnitajad sünnitushaiglas saavad šokke, see ei huvita kedagi. Ma küsiks siinkohal, kas me lähme selle esitlusega edasi või me ei lähe sellega edasi? Kuna me saime juba teada, et sellest ei muutu midagi, siis läheks edasi teemaga. Ehk teema on Võru mürahäiringud ja mida saab teha, et need ei oleks. Tänase päeva teema on mürauuring ja selle tulemuste tutvustamine. Just, ja tulemused on need, kuidas need puudutavad Võru inimesi. Me oleme realistlikumad kui mingid modelleeringud. Mul on selline, et miks mina seda niisugust kõva paugutamist, ma saan aru, teie idee on kaitsta, hea küll, aga siin on lihtsalt mingid manöövrid, mis on tehtud, mis minus tekitavad sellist mitteusaldavat suhtumist sellesse toimuvasse, hästi kõvasti on vaja pauku teha, liitlased tulevad, paugutavad ära, lähevad minema, on ju, ja siis meil on vaja neid välja koolitada, sest militaarturism on väga popp, on ju, ja samal ajal meie inimesed kannatavad ja teil on järjest läinud mehed, kes panevad mingid protsessid töösse, ja siis lähevad sinna kaitsetööstusesse neid vilju nautima. See ei ole adekvaatne, see on siuke korruptsiooni hunnik ja tundub, et see nagu ei häiri neid, kes sellest ka kuidagi kasu saavad, aga meie kohalikud, kes peavad selles kaitsetööstuse rahalustis siin kannatama, et meid häirib selline asi. Ja ma ei saa aru, kuidas mitte kuskilt ei ole tehtud siukest nagu kellukese tilinat, et kuulge, mäng läbi, nii ei käi need asjad. Kaitseministeeriumist lähevad mehed teenima selle sama asjaga, nad ise on need protsessid töösse pannud ja siis lähevad erasektorisse ja paugutage edasi. Mis see küsimus täpselt on? Ma vastaks küsimusele. Küsimus on, et keda te teenite, kas korruptsiooni või oma kodumaa? Eesti riiki teenime meie. Nii nagu Martin Herem. No tegelikult ka, päriselt ka, ega Kaitsevägi on ikkagi selleks, et Eesti rahvast ja riiki kaitsta. Kaitseväge juhtis Martin Herem, kes praegu teenib raha sellega, et neid samu relvi teha. Ja ma saan aru, ma seda ei saa kommenteerida praegu selles suhtes, et kus inimene pärast seda läheb tööle, kui ta oma teenistuse Kaitseväes lõpetab, see on tema enda asi. Aga kui mina, kui suurtükirügemendi ülem ütlen täna, mulle tuleb järjest rohkem relvastust, järjest rohkem vajan ma tegelikult harjutamiseks aega. Ja täna ma julgen väita, et Tapa ümbrus ehk siis Kaitseväe keskpoligon jääb meile kitsaks, meil ei ole võimalik nii palju harjutada, kui meil tegelikult vaja oleks. Ja see üks võimalus siin nii-öelda Lõuna-Eestis laskealal ka nii-öelda laskmas käia ja trenni teha on tegelikult üks võimalus ja ma jõuan ikkagi selle samase asjani. Ehk siis täna, mis oli pikse laskmiste eesmärk? Miks me tulime oma Caesarite ja Heimarsitega sellele ala peale? Just nimelt, et saadaks läbi viia need mürauuringud. Mürauuringud on nüüd läbi viidud, me oleme seal osalenud, te kõik siin lähiümbrusrahvas kuulsite, kes vähem, kes rohkem, kui palju see müra teeb, täna tutvustatakse teile mürauuringuid ja see on siis nii-öelda samm, kust me hakkame edasi liikuma kogu selle nii-öelda laskeväljaga siin. Ehk siis täna me oleme ju siin, ehk siis tutvustatakse teile mürauuringuid. Kas nad on liiga põhjalikud või räägivad nendest nii-öelda andmetest, mida te praegu ootasite? Küsimustega nii hästi või kui halvasti me oskame teile vastata, nii me vastame täna. Aga fakt on see, et suurtükirügement, Heimarsi ja Caesariga tuli siia, kaks eesmärki oli sellel asjal. Üks asi oli loomulikult harjutada, mida meil on vaja, nagu ma ütlesin, meil on täna alasi vähe, tegelikult oluline on seda teha koostöös liitlastega, koostöös üksustega ja meil on nendeks alasi vaja. Aga teine oluline eesmärk selleks oli tegelikult just nimelt need müra mõõtmised ära teha, mille tulemusi tutvustatakse siin ja ma olen nõus ka sellega, ehk juhul kui nüüd tulemused ütlevad, et näiteks Heimarsi laskmised sellel alal ei ole teostatavad, kuna müra tase läheb liiga suureks, siis see ongi see, mida võetakse ka tulevikus laskve väljaõppe nii-öelda korraldamisel arvesse ja sellisel juhul kui see piirang meile peale Kaitseväele pannakse, me ei lase neid relvasüsteeme, aga kui, no päriselt ka, ma olen 30 aastat suurtükiväes teeninud. Täna, kui me räägime pataljoni tasemel laskmisi, neid on üliarv. Selle aja jooksul olen ma lasknud 2 korda pataljoniga ja see on tõenäoliselt 1-2 nii-öelda tuleülesannet, kus lasevad selline kogus relvi. Üldjuhul me harjutame lasketehnilisel laskmisel relvad ükshaaval või kuni patarei tasemel, ehk siis nende relvade arv ei lähe suuremaks 6, K9 võib-olla 9 relva, ehk see üle sealt ei lähe. Teie laskeväljal täna siin
laskeulatus on 10 kilomeetrit, mis tähendab seda, et need müra ehk siis see lõhke nii-öelda laeng ja püssirohi selles põlemiskambris on oluliselt väiksem, sest meie laskekaugused on väiksemad. Ehk siis tegelikult juba see seab selle, et kus tegelikult Kaitsevägi saab oluliselt väiksema plahvatusega oma väljaõpet siin läbi viia. Lähme siit edasi olulise teise asjaga, mis oli ka selle töö ülesanne, oli müraseerijaamade analüüs. Ma paluksin, et Ingrid natukene räägiks, mis seisukohtadele jõudis selle müraseerijaamade peaks olema, milline hinnang praegusele ainukesele Nuusis oleva mürajaamale, seerijaamale, kas ta mõeleb õieti ja kas tema töö koostajal on ettepanek, kui see mürajaam peaks olema tehtud disainitud ja kas sellele meeldis väga see lause, et kogu see töö täna ei võimalda teil anda hinnangut tegelikult seirejaamade asukohale, et seda võiksime koostöös kohaliku kogukonnaga ja väga palju muude institutsioonid saab lõppena valmistada seda teemat, kuna see ei ole üks ülesanne. Just, hetkel on tõesti Nursis üks müraseirejaam, mis mõõdab. Seal on seirejaam paneb automaatselt juurde impulssmüraga aktsiooni pluss 15 detsibelli, mis tähendab seda, et automaatselt kõikidele mürasündmustele tuleb see pluss 15 juurde. Ja meie hinnangus see ei ole õige. Üldiselt, teile ei meeldi aga nendele numbritega või millega me siis nüüd, mida me jälgime, midagi vaatame. Alati peab tegema järeltöötluse, me ei saa lihtsalt võtta seda mõõdetavat numbrit või seda väärtust ja võrrelda seda siis nende normidega, mis meil on. Seal on vaja teha seda järeltöötlust. Seirejaamade arv ei ole meie öelda, see on juba teised kokkulepped. Meil on pakkunud lihtsalt lihtsustatud, sest harjutusväli on piisavalt suur ja piisavalt lai. Siis võib-olla me oleme pakkunud, et nagu ka praegu me mõõtsime 4 ilmakaares, kus on siis need põhilised laskealad ja ka sihtmärgi oma. Üks variant on panna harjutusvälja piiri äärde, siis igasse 4 ilmakaarte need seirejaamad, kus me saaksime siis nendest militaarmürast või sellest laskeväljal, mis toimuvad nagu neid suurimad tasemed. Ja üldjuhul on seal ka teiste müraallikate osakaal väiksem. Seal on vähem teid ja vähem muid müraallikaid, mis seda segaksid. Teine variant on minna rohkem juurde sinna, kus on külad, eluhooned, lasteaiad. Peab arvestama sellega, et seal on mingi muu müra. Tööstusmüra võib olla, liiklusmüra võib olla, olmemüra võib olla. Lasteaias on mingid muud tegevused, mis kõik salvestub sinna müraseirele, sinna faili, mis on seal nähtav. Et sealt saab mingit infot, aga me ei saa seda otseselt nende väärtustega võrrelda. Üks variant ongi see, et me lihtsalt kajastab seda hetkemüra, mis seal tuleb. Seda, mis seal jookseb ja seda näitab seda. Teine variant või siis pluss veel sellele lisaks siis mõõta siis LC piiki, mis on siis ilma impulsskorrektsioonita, mis näitab siis seda, kui lask tuleb, mis on siis suurim väärtus sellel hetkel, selles kohas, selles ajas. Hinnata siis suurekaliibrist relvade müramõju. Ja kuhu see täpselt panna? Jah, selle esimese seirejaama osas oli eraldi töö, aga seal olid mitmed koosolekud, mitmed arutelud, kuhu täpselt panna, sest seal peab vaatama muid asju. Et oleks vajalik taristu, vajalik kommunikatsioon, ta vajab elektrit, ta vajab turvalisust ja muid variante kokkuleppeid, kuhu saab panna üldse, et seda lihtsalt niimoodi nüüd öelda mulle, et pange sinna kuskile ei ole hetkel nagu tõesti. Nagu teie, kas me ootame? No teda oleks mõtet panna siis, kui sellest midagi muutuks, aga küsimus edasi härrasmehele siin oligi see, et miks seda panna, kui me võime seda ju ka mõõta, härrasmees siin ütles selge sõnaga, et kui need mõõdud annaksid mingi indikatsiooni selle kohta,
et tegu on ümberkaudsetele inimestele kahjuliku, häiriva ja tervist kahjustava müraga, siis peaks järgnema sellele mingi otsustamine. See oleks ka mõte nendel jaamadel, millest te kenasti rääkisite. Aga hetkel, kui need jaamad püstitatakse, nad annavad edasi selle, et jah, toimub suurmüra. Seda kõik võrukad ju teavad, see ei üllata ju mitte kedagi. Ja sellest ei muutu mitte miski, sest nagu me kuulsime, ega vaja on harjutada ja kannatage ära, saage depressioon, saage südame-verekonnase haigused, saage vähk, saage veel midagi, aga see, kui te siin surete 10 aasta jooksul, vähemalt me kaitsesime kodumaad võimaliku sõja eest, mida võib-olla ei tulegi. No ma usun, et kui sõda ei tule, siis on väga märgiline tähtsust nimelt seda, et me demonstreerime, et me harjutame ja oleme valmis seda tegema. Nali naljaks, aga tegelikult me peame seda tegema ja see on üks osa. See, kui me teeme oma tööd hästi, me võime ära hoida sõja Eesti vastu. Te oma töö käigus rohkem kohalikke tapate? Me ei tapa ju kedagi. Ei tapa kedagi. Mis need südamehaigused on? Statistikat vaadake, kulla inimene. Te suretate välja kohalikud turisminduse, te suretate välja kohaliku ökotalunduse, sest mürgid, mis lähevad maasse, noored lapsed peredega siia ja põhjavesi, eks ju. See kõik on nagu, kas see kõik tõesti on väärt seda, et te tunnete, et me kaitseme kodumaad. Põhimõtteliselt Eestit kaitsevad ju kokkulepped rahvusvahelisel tasandil. Mitte see, et keegi siin... Et asjaga edasi minna, Elari Kalmarule küsimus Elari, kuidas ikkagi Võru sai ja Võrumaa ja 20 000 inimest osutuvad nüüd elama sõjaväepiirkonnas. Sest kui me ei ole sõjaväepiirkond, siis siin rikutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi. Kui me oleme sõjaväepiirkond, siis miks avalikkus sellest ei tea? Ma võin nii palju öelda, et ilmselt Eestis sellist terminit nagu sõjaväepiirkond ei ole olemas. See on eestikeelne tõlge direktiivile, ingliskeelne analoog. Ja otsest tõlge, see on pädev tõlge. Eestis ei ole sõjaväepiirkondi, ei ole Võru, ei ole Tapa, ei ole Jõhvi ega ei ole Tallinn. Aga kui me oleme tsiviilala, siis järelikult meile kehtivad teised normid. Kas see on harjutusväljak, kui me vaatame neid mõõtmisi ja seda värvilist kaarti, et kõik see, mis on seal värviline, läheb heledamaks küll, et kuni sinna välise piirini, see on kõik veel harjutusväljak siis. Ei ole. Saan ma nii aru? Ei, praegu tuleb ju niimoodi. Ei, harjutusvälja piirid on ikka need, mis on harjutusvälja piiridena kaartide peal välja toonud. Ma tahan ühe küsimuse veel küsida. Seoses sellega, mis praegu lauda tuli, see teema, et tegelikult me ju teame kõik, et Võrumaal ei ole ainult Nursipalu harjutusväli see, kus harjutatakse, et seda on proovitud niimoodi näidata, et justkui ainult Nursipalu oleks vaja, aga tegelikult on väljaõppealad ju üle Võrumaa. Me oleme nende kohta ka infot küsinud, RMK-ga on sõlmitud lepingud, riigimetsas toimub harjutamine, seal on samamoodi lubatud kasutada imitatsioonivahendeid ja muud vahendid, mis tekitavad samamoodi müra. Et see on üks asi, et ma tahaks nagu ümber lükata selle väite, et kuskil ei ole harjutada. Ja teine, mille kohta mul on nüüd küsimus, on see, et kui te olete ise välja toonud ja selles Akukoni eelmises uuringus oli öeldud, et 1-2 päeval aastas toimub nii-öelda sellest kõige suurema kaliibriga relvadest harjutamised. Ma tahan küsida, et kas tõesti 1-2 päevale aastas planeeritakse siis selliseid, teie arvates hetkel siis neid tegevusi, mida te siin nüüd olete mõõdnud, Aimars ja Cäsar, Kõu, või on hoopis mingi muu plaan? See 1-2 vist oli see suurima relva makslaskude arvuharjutuspäev, mida sa vist viitad. See oli vist see, kus oli 1-2 päeva ette nähtud. Jah. See, kus oli 540, see maks. 1-2 päeval aastas suure kaliibrilised relvad. Ja makslaskude arv oli see. Maksimaalne laskude arv. Mis see maksimaalne laskude arv siis oli? See oli see, mis meil selles töös oli, ma ütleksin, 540, mis on tugevalt ülehinnatud. Jaa, ehk siis see 540 pataljoni laskmine FH-70 24 relva, see tegid circa sinna 20 juurde per relv laskemoona koguseks.
meie pataljonid on natukene väiksemad, ehk siis sellist kogust tegelikult ei tule. Ja sellise 1-2 päeva pärast aastas on siis vaja osta riigi poolt kokku circa 40 kodu ja need ära lõhkuda, eestlaste kodud. Kas see väärib seda? Harjutusväli ei laiene nüüd ju ainult suurtükiväe laskmiste pärast. Kas siis võimsamad lask ei tulegi? Need olid kõige võimsamad, ma saan praegu aru sellest uuringust. Just nii, suurtüki rügemendi kõige võimsamad relvad toodi siia selleks, et testida müra. Selle rügemendi võib veel kuskilt tulla? Ei, HIMARS on meie suurtükiväe kuningas, see on kõige suurem relv. Siin meie see kaitsevõime on üles esitatud ju sellele, et liitlased aitavad. Keskel asuvad Uksu-ala. Praegu te tegite testlaskmise ainult Nursipalu südamesse põhimõtteliselt, kõige mugavamasse kohta. Aga arenguprogrammi järgi on meil suur lääne laskevälja Uksu-ala, eks ju, kus on sellele külad palju lähemal ja siis lõuna laskeväli Uksu-ala, eks ju, kus on Nursipalu rohkem. Et kui praegu on see Nursipalu, ütleme see suur uuring, müra uuring sai aastal 2023 alguse, tänane kaust on 104. niimoodi. Ja see uuring pidi andma ka hinnangu selle Nursipalu laienduse müra uuringule. Eks ju, et minu suurem küsimus on nagu see, et esiteks see uuring ei andnud hinnangu, mis juhtub siis, kui lastakse läänelaskevälia Uksu-alale või lõunalaskevälia Uksu-alale, samasugust relva. Ja teine asi on see, et milline on siis siit edasi see minek. Et oli öeldud, et justkui see müra uuring peaks suhteliselt keelist ära lõppema, täna on ta märtsiks 3 aastat, et milline on see kihti plaavad siin, et kuidas me vaatame seda Nursipalu laiendust, ei müra uuringuid ja kas siin tuleb veel edasi sellega nüüd lõppeb see uuring ja seda uuringu hakatakse kuidagi ka nendes korralduse looduskaitselistes dokumentides kasutama. Nii, vastan. Hästi pikk küsimus oli. Ja, alustame sellest. Nende laskmiste puhul kasutati seda keskmist Uksu-ala. Kasutati sellepärast, et see on ainukene Uksu-ala, mis meil reaalselt olemas on. Laskmised viidi läbi selliselt, ohutustehniliselt vaadati, kus kohast me saame lasta ja kuhu saame lasta. Nii, küsimus oli, et miks me ei mõõtnud või miks me ei lasknud teistesse Uksu-aladesse, aga me ei saanud sinna lasta, me ei saa mõõta ka ju. Seal on need püstiks. Et kas nüüd see müra uuring läheb edasi, et see on et kui võiksite lasta neid proovilaskmisiga, siis nagu sinna lääne laskeväljale samale, seal on ütleme umbes see vahemaa 2 siis olukord muutub, siis me tahaksime uuesti rääkida sellest, siis tuleksid uued detsibellid uutele küladele. Aga need me oleme ju esimeses müratöös modelleerinud ju. Aga mis te päriselt võiks proovida seda? No, aga me peame siis harjutusvälja lõpuni välja arendama, siis me saame proovida. Müra uuringuga lõpeb ära päriselt siis Nursipalu laienduse müra uuring või me hakkame tegema seda, nagu oli seal, et tuleb teha seda müraseire asukohtade, müraseire jaamade asukohtadega tuleb kogukonna koosolek, kas need tulevad siia otsa nüüd veel? Et kus see lõpp? Te räägite nagu, et meil oleks olnud mingi üks pikk müra uuring. Meil on olnud 2, viimastel aastatel on olnud 2 müratööd. Üks oli laiendusega seotud modelleerimine, teine oli see. Need on 2 erinevat tööd. Need ei ole omavahel. No selles mõttes nad on omavahel seotud, et seal tehti järeldusi, kas varasemalt tehtud modelleering teatud tingimustel või olukordades vastas ka mõõtmisele. Võtan üle, selles mõttes jah, et meie ülesanne oli selle töö raames konkreetselt need 2 harjutuspäeva mõõta ja arvutada. Üks ülesanne oli tõesti ka võrrelda sellega, mis on tehtud laienduse osas. Neid töid omavahel ei saa selles mõttes ju üks-üheselt võrrelda, eks ju. Et nad on erinevad, et kui me laienduse osas on lihtsalt välja toodud mingisugused stsenaariumid, mida me kaardistasime, eks ju. Ja need stsenaariumid tulevad samamoodi militaarmüra regulatsioonist.
on siis aktiivne kõige päev, mis on kõige rohkem, eks ju, siis on need maksimaalsed olukorrad, eks ju. Hetkel me rääkisime ühest laskeharjutuspäevadest, mis on 1.–2. oktoobril. Me saame võrrelda seda omavahel Caesarit ja Kõud, eks ju. Me saame võrrelda seda, et sellel 2 päeval kokku lasti Caesarist 54 lasku, aga seal harjutusväljal me tegime olukorras, kus oli 540 lasku. Need on need kaalukausid. Mida olukorda ei ole ju analüüsitud, seda infot veel ei ole. Et me oleme jälle praegu nagu ühe etapi võrra edasi läinud, et seda ma tahaks, et Elari Kalmaru vastab, et mis see plaan siis on, nagu Merit küsis, palun vastake. Ja kui kaua see vahekasutus eeskiri käib? See kehtib täpselt nii kaua, kuni me saame arendustega nii kaugele, et me saame seal mingeid teisi harjutusi hakata läbi viima. Kas ta vastab küsimusele, Merit, ära küsi muud. See on nagu nii palju küsimusi tuleb korraga, et mis see küsimus oli? Et kaua vahekasutus eeskiri ja see praegu on et kui kaua kehtib vahekasutuseeskiri. Kõik sõltub sellest, kuidas me saame harjutusvälja edasi arendada. Aga nüüd tekib selle peale küsimus, mis oli enne, kas muna või kana? Ehk siis, et mis on tegelikult oluline, miks me seda kõike teeme? Miks me teeme neid uuringuid, kui te vastate, et kõik ikkagi taandub sellele, et kui me harjutusvälja välja arendame, te nagu ei võtaks arvesse mitte ühtki alternatiivi. Tegelikult kõik see peaks ju toimuma see uuring selleks, et hinnata, kas see asi sobib Võru maakonda, kas see asi on Võru maakonna inimestele ohutu, kas see asi omab piisavalt väärtust, et tuua Võru inimestele kaasa sellises mahus kannatusi, nagu ütles Marika Niidumaa geniaalse lause, et kas 1 päeva pärast on vaja ära osta 40 kodu ja need puruks lasta. Ehk siis, et põhimõtteliselt teie räägite praegu kõigest ikkagi ainult ühes perspektiivis. Elame üle, vaatame ära, teeme valmis ja siis, millal on plaanis teha mürgiuuringud, millal on plaanis teha tegelikult, nagu siin on öeldud, uuringud ja kui järgmine küsimus, miks neid on vaja teha? Kas selleks, et te saaksite asjadega ükskõik kuidas edasi minna või selleks, et need asjad vastaks meie inimeste vajadustele siin piirkonnas? Ja loomulikult me teeme uuringuid ja me võtame nendest uuringutest ju mingeid õpetusi. Miks? Miks te teete uuringuid? Et saada selgust, milline keskkond. Milles? Kas te teete kaks? Selgust milles? Las ta vastab järjest üks küsimus. Milles selgus? Milles selgus? Müra levikus antud uuringu puhul. Miks see oluline on? See ongi selle jaoks oluline, et me saaksime aru, kuidas müra levib. Nii, aga miks see oluline on, kuidas müra levib? Las ta vastab. Miks see oluline on, kuidas müra levib? Et me saaksime aru, kas müra levik on tervist kahjustav teatud piirkondades või ei ole. Ja mis sellest järeldub, kui selgub, et müra levik on tervist kahjustav? Kui müra levik on tervist kahjustav, aga see on väga subjektiivne. Siin on numbrid taga, kui müra levik selgub, et on tervist kahjustav, nüüd me hakkamegi jõudma, kas vastad üks küsimus korraga? Ja mis see tervist kahjustava regulatsiooni järgne detsibellide arv oli? 50. Ei olnud. Ei, 50 on seal väljaspool laskeala. Militaaralas on kõrgem, aga Võrumaa me otsustasime, ei ole militaarala. Seega, ei, Võrumaa ei ole kui Võrumaa ei ole militaarala ja Võrumaale kostev mürafoon on kõrgem kui 50, siis järelikult miks on vaja edasisi mürauuringuid ehk mis sellest sõltub? Me pole üheselt ikkagi veel aru saanud, kus see 50 detsibelli ikkagi tuleb. Kas te olete tellinud mõned müraeksperdilt uuringu selle LTN-i kohta? Vabandust, miks meie peame midagi tellima, Võru inimesed peavad seda üle elama. Ja meie küsime, miks arvab Kaitsevägi selle vajaliku olevat, mida me täna kuuleme, miks need inimesed siin saalis on? Sellele küsimule oskan mina ja oskavad kõik need inimesed siin saalis vastata. Sellepärast, et rääkida oma kogukonna ja oma elukeskkonna tuleviku eest. Miks teie seda teete?
miks mina seda teen. Ja miks teie teete neid uuringuid? Et arendada harjutusvälja edasi. Yes. Et kaitsevägi, palun laske lõpetada. Ei, nii, väga hea. Et kaitsevägi saaks oma väljaõpet läbi viia. Nii. Mida me oleme kohalikele nii-öelda siis omalt poolt teinud, on see erinevad meetmed, rahalised meetmed. Mis meetmed? Palun, aknameede nii-öelda. Palun, stop, oodake. Tähendab, ega meie inimesed ei ole kurjad. Aga meid on lihtsalt viidud selleni, et ütleme, kui me vaatame iga päev, mis toimub Tallinnas, 180 000 pidu, 120 000 pidu, 10 000 tulemustasud ja te tulete nüüd meile rääkida, et 1500 eurot annate inimestele, nendel maja akende või tegemised. Kulla inimene, me saame sellest ühe akna. Saame ühe akna sellest, aga tehke siis, anke need raha siia, et me inimesed vähemalt kodus saavad vaiksesse rahusse olla. Ongi see palju probleem lahendatud. Te siin teete 100 000-lisi mürauuringuid, pistke need endale sinna tead. Aga meie inimesed sellest ei võida midagi. Pange see raha, mida te kulutate lolluste peale. Andke siia Võrumaale, vaat inimesed on õnnelikud, panevad, teevad oma seinad, majad korda ja seda häda polegi. Ja kui lähebki seal natuke üle, me lähme tuppa kannata näha, ma elan 4,2 kilomeetri kaugusel, mul on 3-kordsed aknad korralikud. Ma ei räägi endale, ma ei taha teie aknad. Aga ma ei kuule seda müra. Ma lähen tuppa, kõik okei, midagi. Vot mõtelge selle peale. Aga me olemegi juba ju teist... 1500 euro eest on korralikult kõrvaklapi. See ei ole raha, mida te siia annate. See ei ole raha, mida te teid saab korrastada, mida teie vartina nõuvad. Meie peaks peale meie neid autosid me mõntima 1000 eest. Sest tööl on vaja käia. Me tahame väljas kaika olla, eks ju, me ei ole kogu aeg toasse. Me ei ole seda projektida. Mitte saata üldist õhku sinna. Mõelge selle, kas teil on lapsed kodus. Tooge need väiksed lapsed siia Võrumaale palun. Siia nuusutama seda tossu, mis te õhku lasete. Tooge proua või säi, mis te olete. Tooge oma lapsed seal Võrumaale, huvitama. Ma tahaks ühe asja veel. Minu jaoks tuli praegu väga hästi välja, et vastus küsimusele, miks on alati kõigi 3-aastaste põhiline küsimus, mis annab kõige õigemaid vastuseid. Nende vastus küsimusele, miks on see, et iga hinna eest arendada edasi Kaitseministeeriumi kitsas ametkondlikus huvis tehtavat kaitsevälja sõltumata sellest, kas kohalikud elanikud elavad, surevad, jäävad haigeks, nende kaevud saavad mürgitatud, mis iganes, teid ei huvita mitte miski peale oma tulemustasud. Ma tahaks öelda asja veel, et teil on pildil üks asi väga nihkes ja väga valesti. Te tõstate ennast eemale Eesti kaitsevõimest, et Võrumaa inimesed justkui pole enam osa sellest, et aega see pilt tagasi kokku panna ja lõpetada ära selline üle inimeste sõitlemine, oma rahva mõtlemine, et selline soovitus. Kui ma ei eksi, siis viimane kaitsetahte uuring, mis läbi viidi. Võrumaa protsent oli väga suur seal. Ja meil ongi see kõrge siin, kui te olete märganud. Küsimus elanikaldu ikkagi, te siin esindate, et miks ei ole lõuna poolt Tartut ühtegi õhuseirejaama? Alles eile inimesed kurtsid, Sõmerpalus oli tohutu püssirohuving üleval, ei saanud seal hingata. Miks? See ei ole küll, kas te ei ole teinud siis või ei ole tulnud selle peale, et teie harjutamise tagajärjel ju eralduvad ka õhku kantserogeensed ained? Nii, ühe korra meil on äkki 2 nädalat järjest oli Nursipalu harjutusvälja peal, kui me õhuseiret või statsionaarne jaam, nagu on mujal Eestis, mis annab reaalajas pildi. Ma ei luba seda, et see tuleb. Miks? Isegi kui lubaks siis, jah. Miks sellepärast? See ei ole minu lubada, see ei ole praegu minu lubada. Aga kelle lubada, kes on meie? Südame asjaks. Ei tähendab, kus on süda? Kes on meie, kes lubavad?
aga lähtudes toimuvast tegelikult, keda ei ole üldse laua taga, on see, kes meil liitlasi peaks esindama, sest kui esitatakse küsimus, kus hakatakse kasutama keemiarelvasid, biorelvasid, siis öeldakse ei, et meil kaitsevägi küll ei harjuta nendega, aga mida teevad liitlased, siin on olnud olukord, kus küsitakse, et kuulge, kes paugutab öösel näiteks, ei tea, ehk siis teie räägite sellest enda kaitseväest, selle poolt ma olen. Saan aru, aga kui samal ajal seal on liitlased, kellel on ka ruumi vaja ja liitlaste pärast ka on seda pinda juurde vaja ja rohkem siis seda müra tekitada. Pühapäeva öösel lasta. Ja seal samas geopoliitilist olukorda jälgides, kui Trumpi käest viimati küsiti artikkel 5 kohta, siis ta lõpuni välja ei vastanud, ehk siis me ehitame üles oma rahva ja maa arvelt mingi kaitsevõime, mis on üles ehitatud sellele, et küll liitlased meid aitavad, sest me lasime neil ka siin seda sõjaäri teha ja siis me põleme. Meid jäetakse lihtsalt lageda taeva alla, aga samal ajal meie maa peab hakkama aastakümneid, ma ei tea, kas üldse taastub sellest, mida siin on tehtud, selle kaitsevõime ja oi me võidame ja siin ennetava löögi anname, mida kõike need hullud seal eesotsas ütlevad. Ma ei kujuta ette, mis tundega teie valmistate, mis tundega teie inimesena valmistate ennast ette välja, teie inimesena, mis tundega te valmistate, kui samal ajal te näete, et eesotsas olevad isikud ütlevad, et joo, võidame ja ennetab löök ja meile kerjatakse seda sõjategevust hoovi. Samal ajal teie südame asi on Eestit kaitsta. Kas te ei tunne see vastuolu, kas te ei tunne vastu tööd? Ma vastan kõigepealt selle esimesele küsimusele. Ma võin kinnitada seda keemiarelva kindlasti siin polügooni peal või teie laskeväljal kasutama ei hakata, see on nagu fakt. Kas teil on õigus seda liitlaste nimel öelda? Ma julgen täna kaitseväe esindaja seda öelda. Keemiarelva siin kindlasti rakendama ja kasutama. Seda ei olnud siis Kaitseministeerium kohtus, kui me küsisime. Keemiarelva. Ja nad ei olnud kinnitama nõus, et seda ei kasutata siin. Ma julgen seda kaitseväe esindajana keemia ja bioloogia relva sellel laskeväljal kasutama ei hakata. Aga liitlased? Täpselt samamoodi liitlased. Ja teine küsimus. Mina olen pooleldi eestlane, pooleldi ukrainlane. Mina saan täna riigi kaitsmisest väga hästi. Mis puudutab seda, me peame olema valmis iseseisvalt. Ja see on see, mina kui suurtükiväelane, ma usun, võib-olla on ka siin reservväelasi aktiivseid. Me tegeleme oma reservväelastega, me hoiame kontakti, me valmistame üksused ette ja ma võin teile kinnitada seda, et Eesti reservväelane on valmis mis iganes vaja on riiki kaitsma. Ja see on see, mida kaitsevägi teeb, ma päriselt ka teen. Mul on väga hea, et siin on täna liitlased koha peal, kes koostöös meiega harjutavad ja meil on oluliselt kindlam tunne see, et kui peaks minema vaja, et sõjaliselt on vaja riiki kaitsta, meil on olemas liitlased, kellega seda koos teha. Sest me oleme väikesed, meil on vaja liitlaseid. Ja tegelikult ka, kui me räägime nüüd liitlaste siia toomisest, kui me toome liitlased siia, reaalsed sõjaüksused, nad ühelt poolt näitavad oma kohalolekut ja see on demonstratsioon, see on jõuline demonstratsioon, aga teine peab aru saama sellest, et nad ei tule siia istuma, meil on vaja treenida, meil ei ole vaja üksus siia tuua ja panna kusagil aia sisse seisma, meil on vaja treenida. Nüüd ma lõpetaksin veel, et me üritame ja päriselt ka, me oleme aastatega tegelikult näidanud, kui me oleme kevadtormil käinud, päriselt ka, kui me harjutame väljaspool neid nii-öelda oma harjutusalasi, siis tegelikult me kommunikeerime oma tegevusi väga selgelt. Ja teine oluline asi on tegelikult, me üritame ja peame kinni piirangutest. Kui nüüd öisel ajal kusagil on konkreetselt harjutatud ja kasutatud imitatsiooni, see on raudselt kohalike omavalitsustega ja inimestega kooskõlastatud. Ei ole. Vabandame, aga mullegi on helistatud piiri äärest öösel ja küsitud, kas ma tean midagi. Ma ei teadnud midagi, infot ei olnud. Nõus, aga me kõik valime oma esindajad linnavolikokku ja igale poole. Ehk siis kui me linnaga või maakonnaga ära kooskame, sest nemad on kooskõlastuse riigi ees saanud. Kaitseministeeriumile öelda, et aitäh head aega, me ei soovi, et meil siin öösel pommitatakse või? Aga me veel kord, suurtükivägi, suurtükiväepataljon, suurtükirügement on korduvalt, meil on pandud piiranguid liikumisele, kui meil on siin kevadine aeg ja me ei tohi liikuda erinevatel teedel, sellepärast et pehme ja lõhub teid, me oleme järginud neid. Aga minuga ühendust võtnud. Aga kevadisel ajal oli just see, kes lõhkus teid, oli teie kaitsevägi, kes EPV, no liitlased ka sinna juurde. Jah, aga liitlas on ka kaitsevägi. Ja neid kavandati alles suve lõpus ära, alles suve lõpus. Ja me elame selle ääres, nii et ma ei
ma ei võta seda asja ma täiesti saan. Hilja võetud ei kaasõidenamus. Jaa. Ehk siis tegelikult päriselt ka, me üritame nii kiiresti kui võimalik reageerida nendele asjadele. Ei no ka päriselt ka, et kui me teeme, no nagu praegu te just kuulsite, sai korda tehtud ju. Poole aasta pärast. Aga inimene peab elama seal. Oma isikliku autoga. Inimene peab elama. Ma võin nüüd öelda Rügemendi ülema eest. Ehk siis tegelikult mul on alati, kui me läheme väljapoole harjutama, mul on olemas simikmeeskonnad, kes käivad kooskõlastavad maaomanikega, et me ei lähe ja ei roni sinna peale. See toimib päris hästi. No ma ütleksin selle peale, et tooge näiteid, kus suurtid Kus ranna helistas? Jaa, tooge. Siin on tulnud saalile. Tuli kokkuleppe, rääkisime, ei sõidanud seda noorendikku, et siin on kuusetained. Näitasin koha ette, et väga kuud pidi olema. Südame rahus, ei pööranud tähele, lähen sinna, kuusetained sõisid. Ja ma usun, et te kandsite sellest ilusti ette ja ma loodan väga, et on lahendus ka leitud sellele, reageerite. Kui ta ütleb, et tänaseni ei ole. Tänaseni ei ole. Ma ei oska kommenteerida seda olukorda. Aga peaaegu, te olete sõjaväes, teil ei tohi olla ükski asi jääda kahe silma vahele. Kas te räägite? Sõjas ei saa niimoodi võita vaenlast, eriti veel venelast. Ei, venelast ei saagi. Eriti veel oma inimeste vastu. Oma inimesi, just te sõidate praegu oma inimeste vastu. Harjutamise, mitte võitmise äri, kas te ei saa aru siis? Ei ikka, me valmistame riigi sõjalisest kaitsest. Jah. Teeme nii, et võtame veel ühe küsimuse. Mina tahan rääkida seda, et selle müra uuringuga seoses, et Haidaku külla tegin ise väikese uurimuse. Kella 10 kuni kella 1:30 oli kuskil 30 kõva pauku, nii et maja värises. Mul on kellaaegadel on see märgitud. Et maja värises ja kui palju nüüd seal neid detsibelli oli, seda ei ole keegi uurinud. Mis päeval see oli? 2. oktoober. Me mõõtsime teisel. 2. oktoobril me mõõtsime. Aga kui sa vaatad kaarti, kas see kattub nende detsibellid ja sellega, mida sina tundsid? Aga meie ju kutsusime, Võru vanematekogu kutsusi üles, et teeme kohalike mõõtmised ka. Kaitseministeerium ütles ei, see ei lähe arvesse, seda pole vaja, ärme teeme. Miks seda vaja on? Mobiiltelefoniga mõõtes ei saa ju selliseid tulemusi. Võrdlevalt ikka saa. Aga telefonsed aknad ja maja värised, see ei ole niisama. Ingrid ju selgitas teile, et see number, mida see mõõteseade näitab, ei ole see hinnatud tase, sinna tehakse ette juurde parandus. Kuule inimene, küsimus oli ikkagi vastus küsimusele, miks? Ehk siis kui selle uuringu eesmärk oleks olnud välja selgitada, kas mürafoon Võrumaal on vastavuses Võrumaa inimeste, maksumaksjate, kes maksavad muuhulgas ka Kaitseministeeriumi palku, nende inimeste elulistele huvidele või nad peavad vastama etteantud Kaitseministeeriumi ja sellega kaasneva kaitsetööstuskompleksi majandus- ja ärihuvidele ja poliitilistele huvidele. Ehk siis, et kui vastus küsimusele, miks härrasmees keskel vastus küsimusele, miks oli variant teine, ehk siis meie huvid, meie ei ole täpsustatud. Selles mõttes nagu, kuna see uuring ei olnud tehtud Võru inimeste huvides, siis sellisel juhul loomulikult teid ei huvitanud ka see, mida kohalikud inimesed koha peal võinuks mõõta lihtsalt kas või võrdlusekski. See tähendab, teid ei huvitanud lihtsalt kohalike inimeste seisukohal. Kui minna Võrru mõõtma, siis seal on liiklusmüra, see on nii palju muid müraallikaid, et siin... Ei no, aga võib-olla sa selgitad neile, et kui nemad oleks näiteks, ma saan aru, et te tahtsite mobiiltelefoni äpiga mõõta. Jaa, aga mitte ainult meie, vaid terve Võrumaa siis... oleks samal ajal mõõtnud, nagu see proua mõõtis. Mõõtmised on meie, kui me läheme mõõtma ja need, kes tellitakse mõõtmisi, on akrediteeritud seadmed. Jaa, teie mõõdate nendega inimesed. Nendele mobiiltelefonidega, mida ta täpselt mõõdab või mismoodi sa seda numbrit saad, näed seda, üldiselt me seda ei saa niimoodi. Ei, aga me räägimegi, et küsimus ongi selles, et
vastus küsimusele, miks annab vastuse. Teie mõõdate selleks, et teie uuring vastaks teie tellija ette antud andmetele jääda piiridesse. See ei vasta tõele, meie mõõdame seda numbrit, mida see mõõtsime nendes 4 punktis. Saime selle järeltöötuskaus mingi numbri ja seda võrdlesime normiga. Till ei anna meile ette seda ju, mis asja. Ja nüüd küsime, et ja kui selgus, et tegu on mõõtmistega seesama 65, mis vastab militaaralale, aga ei vasta tsiviilalale ja meie siin asume tsiviilalale, siis sellisel juhul, mis muutub? Ehk siis, kes hakkab arutama, kas see on õige, et Võru linn on kuulutatud militaaralaks või peaks midagi ette? See 65 seda, mida me vaatame, mis on regulatsioonis kirjas, see kehtib elamualadele, seda ei vaadata selle harjutusega. Elamualadele, kus see, viidake seadus? Ei, see ei ole seadus, ma räägin. Seaduses ei ole üldse norme, seaduse alusel poleks üldse norme. Seaduses ei ole üldse norme. Ei ole norme. Ja seda auku on mõnus ära kasutada. Just, aga militaarregulatsiooni ei saa. See on selline nimi lihtsalt militaarregulatsioon, mis kehtestab normtasemed elamualadele ja see on siis päevane mürahinnatud tase. On 65 detsibelli ja see üksik mürasündmus on 100 detsibelli. Nüüd on küll väga tähtis küsimus, kes selle kehtestas? See ei ole kehtestatud, see on meie sisemine juhend. Ma arvan, et sellega me võiksime tänase lõpetada. Et meie kehtestasime, et meie jaoks on norm, meie norm vastab. Meie ei pidanud mingeid norme isegi kehtestama. Me ei pea neid kehtestama ja me ei pea sisuliselt tegelikult ka uuringuid tegema. Nad on kehtestanud uue normi, et soovituslik on 100. Me sealt tööst saime lugeda, et nüüd on uus norm, et uus soovitus on 100. Oodake, nüüd ma kirjutan daamid tsitaadi üles. Ja siis kirjutavad, et jääb normi piiresse, sest neil on nüüd uus norm 100. See on 100 kogu aeg olnud. Ja see on kogu aeg olnud. Keskmine. Ei ole keskmine, 100-st me räägime, see on üksik mürasündmuse maksimaalne tase. Seal oli eilse piik 140 ka mõõdetud. 40 me mõõtsime arvutusele sees. Normide alust ei ole, seadust, millest see sõltub, ei ole, tagajärgi ei ole. Harjutusväljast piirist väljapoole me ei mõõtnud 140 detsibelli. Ingrid küsimus, et miks Soome ekspert ei ole alla kirjutanud, et seal oli 3 nimevälises. Tema aitas meil teha seda järeltöötlust ja aitas meile teha, Aga miks ta allkirja alla ei pannud, kui ta aitas? Sest aruande kirjutasid Eesti inimesed selle pärast. Tema nimi on seal ikka kirjas. Tema nimi on üleval kirjas on. Tema aitas meile teha andmete järeltöötlust ja helipõhilist tasemete määramist. Kontrollis mudelit. Kui palju maksis mürauuring? Mina ei mäleta summat. Kas Ingrid mäletab? Olla 20, kus tuli 14 000? Midagi jah, sinna ka jah. 14 000 minutit. 14 000. Nii, kas võin rääkida? Täkkab meile. Ma olen ligi 83-aastane, ühe sõjaga üle elanud ja ellu ka jäänud. Nii, nüüd peaminister lubas saata 150 meest Ukrainasse. Putin selle peale üldse nagu märkis ära, et siis ma alles näitan, milleks ma võimeline olen. Ja mis sellest harjutusest kasu on? Venelane ei pea üle piiriga tulema, laseb 3-4 raketti ja ongi asi küps. Nii et nüüd lihtsalt pommitatakse ilus 2 looduskaitseala pommitasegi, seal Must jõgi jookseb läbi. Mu kodust on piir 600 meetri kaugusel. Müra on siis majarapud käes. Nii on. Et selline tegelikult on selline seis, et see harjutast on kasu vähe meil. Me ei saa venelase vastu, Ukraina ei saa, suur maa ei saa vastu. Või üks käputäis siin ei saa kuidagi vastu. Millest ehitakse punkrisena piiri ja tankid ja kraave mingisugust ja see on nalja tegemine. Ega esimene maailmasõda ei ole tulemas. See on raha tegemine. Nii, tore. Aitäh, ilusat õhtut teil kõigil. Mul on veel lõpetuseks üks selline asi. Kuna meil siin tunnustatakse Keskkonnaametit näiteks, et nad kõik lubavad keskkonda hävitada ja need, kes päriselt keskkonna eest seisavad, väga tunnustust ei saa, siis mul on siin väiksed siuksed tänutäheks. Marika Niidumaa, palun tule ette.
täname siis ise oma inimesi, kes kaitsevad keskkonda ja päriselt seisavad selle eest, kus aitäh, palun Tiiu Ritari. Nii, Tiiu, tule ette. Aitäh sulle. Aitäh. Jätke samas. Et sellest teatrit ei saaks raha just ka nagu täpselt tasuta sai. Aga jah, kahjuks see teatri me maksame ise oma tervise ja eluga kinni. Et ükskõik, mis skeemitad siin materiaalses maailmas siin nagu õnnelikuks selles mõttes väliskihtid ei saa. Et seal on kogu aeg siis probleemid. Selline ajastu nagu Kali-Yuga, siis enamus, mis enamus? Ma ei tea, kõik riigid, kõikid riigid juhid on selle maailma inimesed, mis tähendab madalaid omadusi. Mõni peidab, mõni ei peida, kui inimeste omadused on madalad Kali-Yugal, minu ekspluateerimine. Isegi kui sa peidad seda altruismiga, religiooniga, millega iganes, eks ju, paha religioon, hea religioon, eks ju, meie rahvus on parem, meie partei on parem, valged on paremad, mustad on paremad, kollased on paremad. Sellist asja ei ole, et tuleb nagu, lõpuks nagu magada kaineks, vähem seeni süüa ja kanepid võib-olla vähem tõmmata, eks ju, ja vähem seda meediat vaadata. Et see on nagu vana uudis, et kas Stalin on halb või hea, Mao Zedong on hea või halb, Hitler on hea või halb, Trump on hea või halb, Putin on hea või halb, Hiina on hea või halb, ma ei tea, kes seal on, eks ju, Kim on hea või halb, kõik on samas madalate omadustega väljaheidete, nagu me kõik siin oleme haiglas hullumajas kategoorias. Et me võime seal valida, ma saan aru, et väike rahvas peab valima, et pöörame venelasele tagumikku, et kummardame Ameerikat, eks ju, väike rahvas üritab nagu. Ameerikal on meist ükskõik, venelastel on meist ükskõik, inimestel on madalad omadused, meie oma rahvajuhid, neil on meist ükskõik, peaasi, et palk jookseks, väike protsent, neil on mingi huvi, eks ju, siia-sinna, eks ju. Et selles mõttes, kui on kehaline kontseptsioon ja madalad omadused, siis ei ole puhast armastust, ei ole hoolitsus, omakuse püüdmatud, sellist haridust sügavat ei ole, selliseid inimesi on, aga riike juhivad maailma kogu seda majandust, mis iganes loodust, kõike nagu sellist madalat omadustega inimesed, sellepärast peab nagu kaineks saama, et ei ole mõtet nagu olla illusioonis, et keegi Trump tuleb päästab või jah, ongi üks väljaheide on parem kui teine, kuna üks on kuivema, sa peadki valima, eks ju, kui sul on ainult väljaheited, sa validki kuivema väljaheite, aga väljaheide on väljaheide, eks ju, et ei ole selliseid inimesi, võib-olla kuskil on, aga riikide ees otsas on kõik omakasvu püüdlikud, madalate omadustega inimesed.